Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kõigile, kes te vaatate meid ja enne kui alustame enda kinnisvara showga pihta, paluks ühte asja, mida me varem mitte kunagi palunud pole. Pange subscribe siia kanalile ja vajutage like ja saatke tona. Või kuidas see populaarne on. Me oleme Raineriga tagasi siin ja meil on külaline ka täna. Ja tere ka minu poolt, et see, mis Ahto just ütles, et see tona, et see ei ole mitte meie jaoks, vaid meil on siin seina taga tohutu kaader inimesi, kes kõik töötavad siin tasuta ja näljas raha ja aitame neid. Aga teema, eks ole, täna meil on saate teema on kevad ja kevadel on vesi ja vesi tuleb kevadel keldrisse ja see on suur probleem ja et aidata paljusid inimesi korraga, me kutsusime stuudiosse mehe, kes selle mure ära lahendab nagu nalja. Nii et räägi, kes sa oled meie külalistele. Tervist ka minu poolt. Kristjan, tutvustan ennast niimoodi, et täna olen Penetron materjalile maaletooja kui ka siis ka paigaldaja 2 ühes. Kas Penetron ongi siis see, millega saab selle vee kinni panna? Jah, Penetron ongi see niinimetatud äge materjal, millega on võimalik kinni panna. Kas ta on nagu pihustatav või pintsliga või kuidas see käib? Nii ühte koma teist selles suhtes, see sõltub tegelikult situatsioonist ja olukorrast, et saab pintsliga, saab pritsiga. Oota, see on nagu vedelik, siis see Penetron on mingisugune paak, tuleb mingi vend ja paneb Penetroni või? Kuidas natukene hästi lihtsalt seleta nüüd protsessi, et nii, mul on põrand, keldris on vesi, nii, helistan sulle, kuule, tule pane Penetroni. Mis siis nagu juhtuma hakkab? Juhtub see, et tulen niinimetatud, kuidas ma ütlen, situatsioon on minu jaoks alati erinev. Okay. Kõik situatsioonid on erinevad. Ei ole niimoodi, et ma tulen, ütlen, et panen üldse, võta ämber ja pane paika. Kõigepealt tuleb siis vaadata. Kahjuks ei ole, et nii vägev see toode ei ole selles suhtes, et seal tuleb ikkagi natukene süvitseda, vaadata, mis see probleem üldse tekib. Et kus see vesi tuleb? See vesi üldse tuleb just nimelt, on ju, et kuidas ta tuleb, kust ta tuleb? Jah, et ja siis me saame hakata seda probleemi nagu lähendama hakata selles suhtes, et nagu ütled, rätsepatöö, iga kelder on minu jaoks nagu kelder või objekt on ikkagi eraldi rätsep. Aga ootaks, see materjal on nagu üks ja Penetron paneb kaugud kinni või? Kas see on nagu, see Penetron on siis nagu vedelik või mis? Penetron on üks suure korporatsiooni brändi nimi. See koosneb paljudest erinevatest toodetest. Just, lisaks on tema põhitoode ongi Penetron. Veel eraldi. Ta on suure brändi nimi ja lisaks see põhitoode ehk see kristalliseeru Penetron võõp on tema põhitoode. Kas ta on nagu nakke? Ei, ta ei ole, ärme toome seda nakke ja sõna sinna üldse selles suhtes, et ta ei ole nakke, ta on ikkagi eraldi, ta on hüdrolüsatsiooni võõpmaterjal, mis siis kantakse tõesti nagu pritsi või pintsliga peale. See on ikka vedelik, noh. Ta on alguses. Ta on pulber. Me doseerime ta veega läbi. Saavutame sellise slurri või löga selles suhtes. Ta on löga, nii et lögaks on ju. Ja me siis löga kanname nüüd siis pinnale. Aga siin on see, nagu ongi, et iga objekt on erinev, me peame vaatama, et seal on mingid tingimused, et tagatud oleks, seal ta hakkab töötama, ehk siis tegelikult see üks tingimus, et peab olema betoon. Löga tuleb panna betooni peale, et võib-olla tuleb teha löga alla betoon, et saaks löga, kas see löga alla, see on hea sõnal? Mina hakkasin mõtlema, et kui näiteks kelder on ja näed, betoonist tavaliselt muide. Betoonist ja näed, et vesi tuleb, kuhu sa siis selle paned, kas sa paned sisse poole või paned hoopis välja poole? Kui sa paned sisse poole, siis ju see konstruktsioon jääb ikkagi riiskeks ja märjaks. Kui meil on tegemist monoliitse betooniga, või ma toon siis niimoodi, et ma toon näited, et mis siiamaani nagu keldrites üldjuhul meil Eestis siin on, monoliitbetoon, siis betoonblokkidest laotud, need nõukaaegsed betoonblokid, mis
pool meetrit paksud, 2,5-3 meetrit pikad ja uus kõrged. Vundamendiplokk on Vundamendiplokk, nimi, toote nimi. Jah. Vundamendiplokk, et temas on palju tsementi, monoliitse betoonis on tsementi. Mis seal on? Esiteks, kui meil ongi see sama monoliitne betoon, me peame aru saama, et kus kohast see tuleb, on seal mingisugune mõra, on seal üleüldine märgumine, on seal põrandaseina liide, mis lekib näiteks, on ju. Üldjuhul lekivad ikkagi mingisugused liited ja teine on siis see üleüldine betoonkonstruktsiooni märgumine, niiskumine. Mis juhtuma hakkab? Sellest, kui meil ongi see niinimetatud monoliitbetoon, selle tõesti võõpame Penetron võõbaga üle. Mis seal juhtuma hakkab? Penetron hakkab betooni sisse tungima, kristalliseeruma. Aga see betoon ise muutub Penetroniga, selles mõttes, et aga siis see sissepoole on nagu täitsa õige küsimus. Et saabki panna sissepoole. Aga see on väga hea. ei ole nagu värv peal, vaid ta läheb sisse siis nagu. Sinna jääb ka peale selline 2 millimeetri paksune tsemendikiht, kuna see materjal on tsemendipulber, millesse sisse on paigaldatud patenteeritud graanul, mis siis betooniga reageerides hakkab betooni sisse tungima ja ta on ideaaltingimustes võimeline betooni tungima kuni pool meetrit. Kas ei oleks kaval trikk teha see asi juba enne ära, kui juba maja ehitad? Tõmbad juba sellega üle ära, siis sa välistad selle, et kunagi peaks mingid augud tekkima ja vesi tulema. Siin ongi seesama, siin ongi kaks erinevat olukorda, kui meil on maja olemas või on teine see, kui me teeme uut maja, on ju. Et probleemi veel ei ole. Ma ütlengi, et kui probleemi veel ei ole, selles ütlen niimoodi, meil on, ma võib-olla läheks nagu ikka tagasi sinna, et kui meil probleem on ju, selles, me oleme keldris, kus meil probleem on, siis me sinna Penetron võõbaga võõpame sisse, ta tungib sinna sisse, ta toob selle olemasoleva niiskuse sealt kõige ennem pinna peale, tekib isegi siuke niimoodi higistamine selles suhtes, mina nimetan seda higistamiseks, higistamine ja siis toimub seal sees kristalliseerumine. Ta täidab kõik kapillaarpoorid ära ja ta ei lase uuel niiskusel enam sinna tagasi tulla. Niiskusel ja ka survelisel veel, mitte ainult niiskus, me räägime ikkagi survelisest veest. Rääkisin ka, et seal on ka vuugid või mõrad, siis need tuleb nüüd eraldi töödelda. Et kuna ei ole nii lihtne, et me ainult võõpame. Töövuugid või mõrad tuleb eraldi töödelda, selle jaoks on materjal Penecrete mass. See on sama Penetron toote üks toode, sellega siis täidetakse need mõrad ära. Jaa, äge. Ei, no oota nüüd, et äge küll, eks ju, aga nüüd lähme, ma saan aru, et see eespoolt 30 sentimeetrit. Aga nüüd see, mis sa enne küsisid, eks ju, et see betoonblokk, eks ole, vundamendiblokk, 30 senti, no vasta mingi 50, 60, 70, palju ta on? Ta on betoonblokk, on paks pool meetrit. Pool meetrit ehk siis 30, see 20 senti, kus see Penetron, et vesi, jääb siis nagu jõuab. Penetron tungib kuni pool meetrit. Okei. Kuni pool meetrit. Ehk siis tegelikult see nõukaaegne betoonblokk on täiesti kaitstud sellest. Ta on täiesti kaitstud ja tema suur eelis on veel see, et mitte eelis, vaid on ikkagi eelis selles suhtes, et kui me läheme pärast sinna keldrisse riiulit paigaldama, tahame puurida augu, siis me võime seda teha. Okay, me ei suuda seda Penetroni sealt ära lõhkuda, ta jääb sinna eluks ajaks sisse. See protsess toimub nii kaua, kui on niiskust. Ehk siis tegelikult on see, et väga paljud hüdromaterjali ei saa paigaldada niisketele pindadele. Penetron on nõues. Pead paigaldama niiskele pinnale, et ta üldse hakkaks reageerima. Kas on mingid teatud seadmed ka, millega vaadata, kui niiske see pind seal on ikka? Ja, on olemas niiskusmõõdikud, millega saab mõõta pinna pealt või betooni sügavusest selles suhtes, et... Aga kui hakata nüüd vaatama, et ütleme, et see ei ole nüüd see kevadine vesi, hüppame korra edasi, kui lihtsalt ma näen, et mul köögis kapi all tilgub. Nagu lihtsamalt toru ära parandada. Toru ära parandada. Aga sa ei tea ju, kaua ta tilkunud on. Ja et ta on ju sealt äkki juba läinud
sinna mitte, kui keldrit majal ei ole, maja vundamendi sisse. Ahto tahaks kõik osad majal lihtsalt ära pintseldada. Kas siis on tark ikka spetsialist kutsuda ja vaadata, et ega seal mingit suuremat kahjustust ei ole, et pärast midagi hullu ei ole äkki. No küsimus on, esmane tuleb ikka see leke nagu ära likvideerida. Leket enam ei oleks, et... Ei no muidugi paned uue toru, aga siis mõtled, et kui ta seal on, ütleme, 1,5 aastat ju tilkunud järjest sinna alla. Siis puit on ära mädanenud, seened on endale koha leidnud. Sa näed, et seened on seal, sa näed, et puit on... See nagu ei ole söögiseened, siis on halvasti, eks. Ütlen niimoodi, et ega seal ei olegi see, et kui sul on see tõesti tilkumis on toimunud, selle puidu vahetad välja, kontrollid selle niiskusmõõdikuga tõesti selle betoonis, kui seal on all betoon, mõõdistad ära. Betoon on hingav materjal. Niiskus hingab sealt tegelikult välja ja aurustub välja selles suhtes, et ma seal tegelikult pigem probleemi ei näe. Ma näen seda, et seal ongi see, et lahend see lekke probleem ära. Küll ta ära kuivab. Ja seal ongi tõesti, et enne uue viimistluskihi peale paigaldust ikkagi kontrolli seda algniiskust, on ju, et kas seal on niiske. Kui seal on niiske, siis esmane on ikkagi ventilatsioon. Ventilatsiooniga see kuivaks ära saada, ja kui see ventilatsioon vastu ei suuda seda kuivatada, siis tuleks vaadata, miks ta ära ei kuiva selles. Aga kas lähme nüüd tagasi sinna, kus need kevadised veed olid? Lähme pärast. Kiirelt küsid, kas on mingit sellist olukorda olnud ka, et näiteks mõnda betoonitükki lihtsalt ei annagi enam midagi teha, et ehita uus kelder või uus sein või on mõni olukord nii kehva olnud, et Penetron ka ei aita sellest. Penetron ka ei aita. Niuke betoonikärakas. On ikka, selles suhtes, et vaata, meil on neid keldreid, mis on ehitatud ju täna tuleb betoonitehasest betoon, mis on kvaliteetne. See on tõsi, see kvaliteetne. Aga olgem ausad, meil on enamus keldrit ehitatud selliselt, et heal juhul kotsementi saadi sinna betooni üldse, et see midagi on. Et kui ma käega ikkagi liiva, niimoodi tõmban ja liiva pudeneb. Siis ei saa. Siis on täpselt see, et saab ikka. No maakivid. Aga see läheb siis lihtsalt nagu sellest, siis hakkab mõtlema, see on nagu rahanumbrid, mis seal on, mis sinna vaja paigaldada. Teoreetiliselt sa peaksid, kuna see kuidagi pudeneb, siis järelikult tekib ju küsimus, et kas ta on ka konstruktiivselt tugev. Ilmselt ei ole. No, et seal ongi konstruktiivne tugevus tuleb nagu mängu, on ju, et me võime selle isegi siit veekindlaks saada, paneme sinna, nüüd ongi, meil on Penetronil on veel tooteid sellest, mis me saame ka sissepoole krohvida näiteks, kus on siis see Penetron Atmix lisandina juba see, me tekitame krohvikihi sinna, tagant jääb siis nii ikkagi märka, aga see ongi see konstruktiivne osa, on see nõrk selles suhtes, et äkki olisi vaja üldse sinna ikkagi monoliitne betoon ette valada, mis hakkaks ka nagu ülemise korruse konstruktiivselt kanna. Mul tuli täiesti, mis see eesti keeles on mind-blowing või aju purustav nagu mõte. Lugesin kuskilt, sest et rääkisid sellest betoonist ja mina kuskilt, ma ei tea, kas see on üldse tõsi, aga et kui maapera pealt kaotada kogu apnik, siis betoonkonstruktsioonid kukuvad kokku. Sa ütlesid, et selles mõttes, et nagu vesi, et need sideained, kuidas see betoon ei ole tegelikult kõva. Et ta meile tundub tohutult kõva, aga tegelikult seal on boorid, mingid asjad, sellepärast see Penetron üldse toimib. Seal on, betoon koosneb ju mitmest osast sellest, et seal ei ole ainult liiv, seal ei ole ainult tsement, seal on graniitkillustik või pae, meil kasutas hästi palju paekillustik, need kõik osakaaled peavad olema seal võrdselt vastavalt retseptile paigas selles. Et siis ta hoiab, siis ta on nagu kõva, aga see kõvadus võib nagu lõppeda, kui see on midagi vale asi, kuidagi sinna sisse läheb. Kui sa doseerid näiteks betooni all vett liiga palju, siis ta ei saavuta ka oma tugevust. Kutsume keemiku järgmine kord, siis ma oma aju plahvatavasti. Ei, ma ei eeldagi, ma lihtsalt nagu sain aru, et seal sa paned nagu selle, sa ju mõjutad seda jube kõva asja mingi materjaliga, on ju, et ja ta teeb ta veel tugevamaks, et see on nagu äge. Aga näiteks, kui ütleme, majal on juba vundament olemas ja enne kui hakkad vannituppa plaate panema, kas siis on juba mõistlik ka juba midagi sinna juba ära panna või sisse valada või sauna seina või mida iganes? Selles suhtes, ütleme, et märgruumidele tuleks ikkagi see lisahüdro teha, on ju. Et juba, märgruumile tuleks eraldi hüdro teha ikkagi. Aga, kuidas ütleme, näiteks Penetronil ongi Penetronil siis nii-öelda veel üks toode, see nimetasin korraks Penetron Atmix, mis on betooni lisandi näol, mis pannakse juba meil siis betoonitehases vastavalt retseptile sisse.
millega saavutatakse veekindel betoon. Selle betooniga siis me valame näiteks mingid joogimahuteid, reservaare, basseini, kõike, et me saavutame juba selle betooniga veetiheduse. Seal tuleb mängu jälle need töövuugid, et kuidas me need liited omavahel veekindlaks saame. Aga põhimõtteliselt betooni me saavutame selle lisandiga juba veekindluse. Aga ma mõtlen, kui juba betoon on olemas, kas siis hilja on juba või annab veel midagi teha? Ikka see sama Penetron võõbaga kannatab teha selles suhtes, aga nüüd on küsimus, et mis ruum see on ja mis see eesmärk on, et duširuum. Duširuumi ma paneks, meil on olemas duširuumi toode Sealcoat Elastic. Ta on 2-komponentne materjal, ka jällegi tsemendi baasil, 2 komponenti paned kokku, nii nagu sa paned tavahüdrot sinna, nagu tavahüdro, mis on minu silmi siis, mida inimesed on harjunud panema, on see siis Kilto või Miira oma. See kummikiht seal peal, jah, aga see läheb sisse, see on erinev praegu, mis pere. Ei, see Sealcoat on samamoodi nagu jällegi leiad seal peale just. Et ma ütlengi, et ma sinna Penetron võõpa ma ei näe, et see on lihtsalt, seal ongi need samad need nüansid, need nurgad ja meil tekib seal ju, olgem ausad, meil ei ole betoonist vannituba. On, aga üldjuhul on need seinad ikkagi meil täna kipsist. Äge, aga ma mõtlen, kui on vaja näiteks terve maja enne, kui sa midagi seal hakkad tegema isevalguvaga üle lasta ja siis saab osta mingit asja sinna isevalguva sisse retsepti. Tead ikka, tõmbaks ikkagi. Oota, ma korra, ma ei tea. Ei kuule ikka saab aru, mis on isevalguv. Mina näiteks, ma seletan, miks mina saan kunagi aru. Mina mõtlesin, et isevalguv segu valad, aga see ei ole nii. Et on ju, või on tänapäeval nii või? Valguda midagi seal. Ta läheb sinna, kui see auk. No sa pead ikka kaasa aitama. Just ei ole isevalguv. Aga ühesõnaga isevalguva sees võiks olla see Penetron, saast seda öelda. On sellist asja ka. Sellise sama lisandi näol. Värvi siis see sädelust. Seda lisandit on võimalik ka kodus inimesel betooni juurde doseerida selles suhtes. Vastavalt siis sellele, seal on nagu lihtne kalkulatsioon 4 kilo kandile. 4 kilo admiksit peaks panema ühele kandile kuupmeetrile betoonile või siis jootebetoonile või see on nagu lihtne, et asjal tuleb arutama hakata. Aga ma sellepärast küsin, mul endal ongi vaja isevalguvaga mingid osad ära teha, et kas siis juba panna see sisse sinna igaks juhuks. Paneme sisse. Isevalguv on ikkagi sul ju pealmine niisugune mitte nagu tugevuskiht, vaid ilukiht. See on isevalguv. Tegelikult ütlen ausalt sulle, ära pane. Isevalguvat? Ära pane sinna seda. Sul on isevalguvat, sa või panna ära admiksid sisse. Okay. Ta ei täida seal seda eesmärki, mille jaoks ta on loodud selles suhtes. Aga kas ta üldse, me räägime nüüd niiskusest ja asjast. Kas ta nagu aitab ka mingi, ütleme, kuidagi nagu tuba soojemana hoida? Ei. Et seda funktsiooni ei, kindlasti mitte. No läge oleks nagu fooliumilaadne. Siis on järgmine küsimus, et kas ta aitab ka teha sellise toa, kus te lähe wifi läbi, on. See on sinu järgmine küsimus, mida sa ütled käia, on ju. Noh, või järsku. Ma juba lootsin, et praegu tuleb. Ega ma vastata ei oska selle, aga ma ütlen ei, jah. Kujuta ette, et terve riigi kogu võõbatakse, siis kõik need salakabinetid, kus nad peavad. Aga ma küsin korra üle, ma ennem ei saanud hästi aru, kui on näiteks, ütleme, kelder ja on vanast maakivist, sinna saab ka ikkagi midagi peale panna, jah? Maakivi ei ole ju betoon. Maakivi ei ole betoon, küll aga maakivi on betooni vahel. Et siis tegelikult on seal ikkagi betooni või tsemendi rohkusega materjal selles suhtes. Seda saab. Saab, jah. Jääb ta ikkagi nagu visuaalselt sama, et ta nagu, mõnel keldel meeldib. Penetron ei ole kindlasti värviline. Ja mul üks nüüd sõna täiesti meelde, see on dekoratiivmaterjal selles. Ta ei ole dekoratiivmaterjal. Koledamaks ka ei tee? Mitte midagi ei tee? Teeb ikka, ta ei tee koledamaks, aga seal on nagu see olukord, et me oleme teinud keldreid, ära võõpanud, inimene ütleb, et kui ilus, ma jätangi nii. Et jätangi nii, on ju. Aga ma ütlesin, et kannatage natukene. Et ma arvan, et kui me 6 aja pärast uuesti räägime, siis enam seda meelt ei ole. Mis seal toimub? Kuna ma rääkisin, et ta tungib sisse, siis ta toob sealt betoonist välja kõike seda, mis seal on üleliigne. Näiteks, kui seal on hästi palju savi või mingisugune, kui seal on raud on juba oksudeerunud, kindlasti see vana raud on seal oksudeerunud, siis ta toob punakat materjali, punakat välja.
pruuni asju ja ta läheb laiguliseks. Ta läheb meeletult laiguliseks. Ta läheb eri värvi selles suhtes, et lihtne näide oli kunagi, tegime Valga reovee puhastit, rekkisime ja tegime seal kõhte tööpuuki tegime penekalt massiga ära, läksime üks 6 aja pärast tagasi, see tööpuuk oli süsimust. See süsimust, sest see reovesi Tuli välja. ta võttis endasse kõik sinna sisse, see oli süsimust. Äge. Kui minul oli, see oli aastat on mitukümmend tagasi, kui ma nägin seda, see oli opa, mis asja, minu see oli ka üllatus, et mis ta must on üldse. Vägedad mustrid tulevad. See võis olla ilus, on ju. Ma lihtsalt mõtlesin nüüd selle maakivi peale, mõtlen, kas ma saan nüüd õigesti aru, et oletame, et maakivi on korralikud maakivikivid on betoneeritud. See tähendab, et see penetron tungib sinna vahekihtidesse, mis neid ühendab, mitte maakivisse endasse. Kui need kihid on korralikult tehtud, ei tule läbi. Aga kui ei ole, siis on oht, et kuskil on auk, eks ju. Ja mis sa siis teed? Või sa saad aru sellest august? Tegelikult penetron näitab välja need Augud, kohe jooned tekivad, kus kohas on kahtlane koht selles suhtes. Ja nüüd on küsimused, et maakivi ja selle maakivi müüritise puhul on ka nagu nad on erinevad. Üks on see, kus on tõesti nagu maakivi ja natukene betooni või on siis see, et betoon, kuhu on rohkelt maakive sisse pandud. Sest et meil ei olnud materjalis, me lihtsalt põllu pealt teeme ju maakive sinna, täitsime ära. Et need on nagu 2 erinevat asja. Kui ta on nagu hästi maakivi rohke maakivi müüritis nii nimetatud ja sinna on siis nüüd seal tuleks meil kontrollida ära see betooni tugevus jällegi, maakivis ma ei kahtle, aga et kui hea nakke seal tekib. Sest tegelikult meil on olemas, ma korraks juba ütlesin ka, Sealcoat elastik, mis on kiht, me suudame sinna kihi peale kanda, see läheb jällegi pintsliga peale, aga temal ongi see, et see nake saavutatakse nii hea, et ta on vastuvõtlik kuni 7 barri veesurvet. Vari on 70 meetrit maa all. 70 meetrit survet. Ikka 10 meetrit on 1 parv. Ehk siis tavaliselt on palju meil on see korruskelder maa alla? 4-5, eks ju. Ehk siis pool parri. See on juba sügav, 4-5 on juba väga sügav kelder. No ütleme, üle poole parri keldri surve ei ole. Ja teie saate 7. Et selles, et see ongi see, et see peab tagatud olema, sest see aluspind peab olema korrektne. Et ma saaksin seda Sealcoat elastikut sinna peale kanda, see läheb siis kihtidele peale ja seda materjali, ongi, meil on hästi palju ju Tartus nii väga ei ole, aga näiteks Pärnu, Tallinn on meil ju paekivi. Paekivi müüritis, keldrid kõik on paekivist. Seal ongi. Üks asi on see, et teostame sinna injekteerimise. Mis asja? Injekteerimise. Eestikeelne sõna, kui ma ei saa. Paigaldame sellised spetsiaalsed tüübid ja läbi tüüblite surume siis sinna konstruktsiooni tühimikesse. Paekivi müüritis on üldjuhul sees, ikka seal on tühimikke täis, kuhu vesi koguneb, kust hakkab sisse tulema. Hästi teada, paneme tüübid, injekteerime selle konstruktsiooni siis spetsiaalset oleneb jällegi situatsioonist, kas siis tsemendilaadset materjali või siis sellist epoksiidvaigulaadset toodet, mis siis täidab need tühimikud ära ja pärast seda paneme Sealcoat elastiku peale. Mul tuli, meil on ma olen ikka keldrites käinud, et ehk siis ma tean natuke, kus seda abi vaja on. Meil on üks kelder, mis on, mis sa ütlesid, 1,7 meetrit, kui on niisugune, ütleme, 3 korrust maa alla, mis ta siis on 15 või? Et kui ta taga on nagu maja on ehitatud niimoodi mäe sisse, et see taga on mägi, siis see kõik on see parrid, eks ju, mis sealt tulevad. Pluss peab arvestama, et veel alt pressib ka üles, eks ju. Et kui palju, kas see parride värk nagu selle maakiviga nagu nõrgeneb? Et selles mõttes, et kuna seal ei ole ju igal pool sementi. Tegelikult see, kui ta ikkagi konstruktiivselt tugev on, siis ei ole nagu probleem. Et ta ei vähene selles suhtes. Maakivi ise, sinna on nake on väga hea, ütleme, kui räägime sinna sellist Sealcoat elastikust, maakivi peale nake on üli hea, nüüd ongi küsimus, kuidas see, mis see vahekihid seal on, et kui me selleks on eraldi võimalik, ütleme, lihtne on see, et tõmbame näpu või küünega ja vaatame, mis toimub. Ja siis tuleb ikkagi juba nagu seadmetega saame ka kraapida, et anda tugevuse, ära mõõdistada selle tugevuse sellest, kui hea see vahekiht seal on. Kui see on kõik normidele vastav, siis ei näe üldse probleemi.
pärast saadet ühest objektist räägime, kus avastatud maa-alune objekt. Minul tuli Jah. vahepeal üks mõte, et ikkagi sihukest klatsi ägedat juttu tahaks. Muidugi. Et kui on näiteks, ütleme, kelder, paar aastat vana maja ja kuskilt hakkab nagu sisse tulema, kuidas seda siis aru saada, kas see on nüüd siis looduslik probleem või on ehitajapoolne mingi viga, varjatud puudus, me oleme ju teinud varjatud puuduse. Kas siis on ka võimalik, et sa tuled kohale ja ütled, et kuule, tead, see küll ehitaja viga ei ole, et see siin on emake loodus, kes selle kärna maha pannud on. Vaata, siin tuleb nagu sellest ongi, et kui meil on, kui me ikkagi, meil on juba ehitaja mängus, siis meil peab olema ka dokumentatsioon ja mingisugune kaetud aktid, et me näeksimegi, mida seal tehtud üldse on. jah. Seal on midagi tehtud. Aga alati ei ole ehitaja süüdi. Ja. Mõnikord on meil ju enne ehitajat tuleb veel ju projekteerija. Ja kui meil on projekt niinimetatud kehva, siis jah, ehitaja ei oska seda, ehitaja võib-olla nõrk niinimetatud, et ei oska sellele tähelepanu pöörata ja nii tulebki see vesi sinna keldrisse. Aga kui Kes süüdi on, ma siis ütlen, müüja. Müüja on süüdi ja omanik vastutab. Ei, no müüja vastutab. Varjatud puudus on see, mida see müüja ise ei teadnud, ei pidanud teadma. Aga maakler teadnud. Kui maakler teadnud, on maakler süüdi. Aga maakler ei teadnud, siis on ka maakler süüdi. Ei, no lihtsalt, et ükskõik, vahet pole, kes pole süüdi, aga vastutab ikkagi müüja. Ma lihtsalt ütlen, et kui kedagi huvitama peaks. Aga kui ütleme niimoodi, et keegi süüdi ei ole ja vesi tuleb ikkagi alla, kas selle saab ikkagi kindlustusega ka ära klattida või on palju neid kindlustusi? On kindlustusjuhtumeid olnud selles suhtes, et aga kes see ekspert on, kes kindlustusele ütleb, et see nüüd ikkagi läheb sinna kindlustuse alla või mingi dokumentatsioon? Kindlustajatel üldjuhul on endal spetsialist, kes seal vaatab üle ja siis on see, et siis teeme meie juba omapoolse pakkumise. Kui kindlustusvõtjale see pakkumine sobib, siis me teostame tööd ja siis juba meie töödele jääb omakorra garantii selles. Kui me paigaldame Penetron tooted, siis me ka anname endapoolse garantii sellele, et see asi toimub. Väga äge. Räägime rahast. On ju? Mul on küsimus. Kõige odavam probleem, nagu selles mõttes, et tuleb, mis on võimalik, et inimesi nagu, et meil on inimesed kuulajad, võib-olla kõigil ei ole nii palju raha, et tuleb keldrisse vett ja on juhtunud niimoodi, et panid ainult ühte kohta, et kõige võimalik, ma saan aru, et saab palju kallim olla. Hästi natukene Penetroni probleem, mis võib olla kõige odavam. No kindlustus on kõige odavam. Mis on midagi odavam või ma ütlen, et kõige lihtsam probleem on näiteks see, et kui inimene toob mingi uue kommunikatsiooni endale keldrisse, et puurib augu ja toob sinna uuelt trassi, vee, kütte, mida iganes selles suhtes. Ja üldjuhul, kui on nagu korralik paigaldaja, kes on ettevõte, siis nad lahendavad selle veetiheduse juba ise ära selles suhtes. Aga kui meil on olemas ka ju, inimene tahab ise tuua selles suhtes, et tegelikult ongi see kõik odavam. Ühe läbiviigu ümbruse tihendamine, ei tea. Alla 500? Ja. Võt see nüüd piisab, sest et kindlustus, oma vastutus on tavaliselt just hakkab 190-st, oleneb firmast, eks ju. Ehk siis tasub. Ei, alati tasub, aga nüüd keldri vee teema, mul veel on selline, et mitmel korral on juhtunud seda, et seinad on kõik juba hästi tehtud, on ju, aga alt tuleb ülesse. Seda juhtub tihti. Et ta pressib nagu alt ülesse, see marri surve. Mõtleme, me ei saa lahendada, kui me läheme keldrisse selles suhtes, siis me ei saa lahendada ainult ühte seina, vaid me peame ikkagi kogu terviku ära lahendama, sest et nagu mul endale meeldib öelda, vesi on kõige intelligentsem loodusvara. Ta otsib kohe uue koha, kui sa paned ühe kinni, ta saab uut kohta. Et selle tõttu ongi see, et jah, seinad teeme korda, me oleme põrandaga tegelema. On ta siis, ja minu kogemus ütleb nüüd see, et kõige suuremad probleemid ongi põrandad. Põrandad just nimelt, et see on nagu, kuidas ütlen, see on jälle üks hea näide minu enda niisugusest halvast kogemusest, ütlen niimoodi. On see, et ma käisin väga väikest keldrit vaatamas, kontrollimas, inimesel oli nurgast pump, mis veet ära lõi
Visuaalsel vaatlusel võtsin pumba välja, katsusin betooni paksust. Betoon oli korralikult 10 sentimeetrit. Piisav, konstruktiivselt tugev, midagi. Seinad õõpasime ära, põrandad õõpasime ära, kõik perimeetri tegime penekalt massiga ära, augu panime kinni, pumplat enam vaja ei ole selles suhtes peale meie tööd, et seda pumba viime ära lisata selles suhtes. Tegin korda selle ja klient helistab mulle järgmine aasta, kevade. Mul on vesi sees. Ütlesin, no okei, tuleb vaata. Ma ei hakanud isegi ise minema, et ma saatsin mehe, et kui see on, teeme korda kohe, et garantii korras ei ole probleem minul, ära korda teha. Keset põrandat oli ristimõra, mida eelnevalt ei olnud. Ristimõra, pumpla oli siin, mõra oli siin poolt ja mõra sees. Midagi lasin siis mehel, et lõika lahti ja täida ära vassiga, vaatame ära. Nii kui ta sinna põhimõtteliselt tööriistaga ligi läks, oli see, et betoonikihi paksus oli ainult ühel juhul 15 milli. Kuskil oli õhenkiht või? Aga mina seda esimesel vaatlusel ei suuda tuvastada. Ma ei saa ju minna kliendi juurde, et ma puurin sul kõik põranda läbi, on ju. Kohad auku kontrollin ära, et ma ei saa seda teha. Minu lähtepunkt oli see, et seal on 10 sentimeetrit. Aga teise poole seal oli põrandakihi paksus ainult 15 milli. Siis oligi see, et ma ütlesin kliendile, et sa saate aru, et ma ei saanud seda näha, see ei ole minu probleem, on ju. Jah, okei, me saime taga lõpuks kompromissile selles suhtes, et see lahenes ära. Mõlemad osapooled läksime sõbralikult lahku, aga ikkagi selles suhtes, et põrand on probleemid. Me võime visuaalselt näha, aga millegi, ja see ei ole esmane. See on, neid põrandaid on veel, kus kihi paksus on, me arvame, et on üks tegelikult tegema. Ma olen näinud korduvalt neid põrandaid, kus ongi see pumba lahendus, eks ole. Neid on hästi, ma arvan, et neid on väga palju, kus on siis täitsa uus siuke moodne maja, ilus betoonpõrand, seal on siuke auk, tal on kõik vesi. Ja see pump nagu kogu aeg lööb. Kas need kõik probleemid on põhimõtteliselt lahendatavad või pigem siis ikkagi nagu mitte? Kuidas seda nagu siis nüüd? No seda peaks juba ütlema niimoodi, et kui me juba ehitame uut maja, siis need kindlasti on need juba eos võimalik nagu niimoodi ehitada, et me ei pea neid pumpleid tegema siin. Aga kas ei ole mingisugused maa-alused autoparklad, kus kogu aeg pump lööb? Sest tal on ikkagi auk sees, auto läheb sisse, ega sa midagi teha ei saa sinna. Et seal vist ei anna midagi teha. Vaata, siin on küsimus see, et mis vesi on, miks ta seda pumpama peavad, on ju, ja neid pumpleid on selles suhtes ja võetakse seda mingit survet maha võib-olla ja kõiksugused asjad, et ma jään praegu vastuse võlgu, miks neid pumplaid sinna nagu tehakse sellest tegelikult. Ütlen, et ma ei oska seda vastata, pigem ütlen mõtlen seda, et elamaja keldrites on neid pumplasid väga palju. No odavam, vaata, kui see põrand on valatud, vaat see sama kihi küsimus, et siis sa teed nagu kaaludes otsuse, et tee auk, pane pump, maksab ütleme 500 €, lihtsustatult, aga betoon põrand juba valada maksab ju rohkem, kui ei ole nii. Sa arvad, et see on nagu säästlikum lahendus, aga pikas plaanis ilmselt nagu rumalam, eks ju, sest pump võib katki minna. Muidugi. Pump läheb katki ja on sul uputab seal ja nii ongi sul jällegi oma mis iganes see tuba ja fotostuudio, mis sa keeldesse tegid, on nüüd kasutud. Just. Ja kindlustus ei maksa seda kinni ka veel, et ei pruugi maksta. Ma ei saa nüüd kõikide kindlustuse puhul öelda, aga näiteks panipaikades sa ei tohi ladustada enda väärisesemeid põranda peal. Sa pead hoidma neid kas aluse peal või riiulis. Kui sul on valdustatud enda asi põranda peale, siis kindlustus ei pruugi seda korvata. Okei. Äge. Kust üldse, kust seda toodet saab, kas ehituspoes saab ka või ainult special lehed? Kas ma võin ise ju löga teha niimoodi, et ma ei palka sindise mehi? Või siis ma tegelikult tegin rumalasti? Siis ei ole garantiid, kui sa siis ei ole kindlasti garantiid, sest et mul on jällegi juhtumeid, mul on juhtumeid väga palju. Aga juhtumed on see, et kus inimene ostiski, ma tegin talle, rääkisin, seletasin kõik asjad ära, kuidas peab tegema, andsin talle tootejuhendid kaasa ja veel tema lause oli see, et ma olen ehitaja, ma tean. No muidugi, mis sa selet? Ma tean, ma olen varem segu teinud. Nii, mis oli? Kelder nagu eeldrekka, andsin talle, arvutasin kõik materjali koguse välja, et nii palju pead leiama. Helistab mulle mis iganes ajahetkel tagasi, et kuuled, et sa peab ikka ise teha. Mul läks kogu materjal ühe seina peal ära.
lisaks üks ämber läks täiesti nässu, sest et ta tegi selle kõik 25 kilos ämbri, pani vett, pani visplika, jõudis korraks toas käia. kivi. See on üks jube hea termin on muidu, mis on iga päev, see tead, kus kohast tuleb sääsk. Oma töö ei maksa ju mitte midagi. Jube paljud inimesed on selle mõttega. See aeg. Oma aeg ei maksa mitte midagi. No sa tead, see on see iroonia, eks ju siin, et tegelikult tasub ju ikkagi spetsialist võtta, eriti isegi ise tasanduva segu jaoks ma soovin. Kus saab? Ise valguva. Küsimus ei ole, kus saab tõesti, meil on olemas Tartus pood. Meil on eraldi pood Riia maantee 130B/2 politseimaja taga. See on lihtsam, see kõik saavad aru, valge maja, kus on politsei. Ja, selle taga. Kus saab ka dokumente, lihtne inimene ei pea ment olema. Kodakondsus. Ja ka tegelikult Espakis on olemas. Espakis on need samad tooted, Benetton on Benekret olemas, et täitsa saab minna osta sealt ka. Aga parem ikkagi kutsuda keegi valama sinna. Ja see... Minu soovitus on see, et ma ikkagi üritan käia võimalikult palju nendest keldrites ise koha peal. Kas või sellepärast ma saan talle soovitada, ma teen talle 2 pakkumist, ma teen talle materjali pakkumise ja ma teen talle eraldi paigalduse, et selles suhtes, et kui ta soovib seda ise paigaldada, ma ei saa keelata sinna selles suhtes, et aga seal on omad riskid. Et, kas pakkumise tegemine maksab? Ei. No. Kohale tulek objektiga tutvumine ei maksa midagi. See on mul juba viimased 15 aastat, kui ma üle Eesti käin objekte kontrollimas. Kas netis saab ka kuskilt vaadata? Penetron.ee. Jumala lihtne. Aga oota garantii. Kui kaua sa tulete Penetroniga täidate, et mul ära selle, kaua kehtib garantii? BDTU annab oma töödele 2 aastat garantiid. Aga siis on oht, et nojah. Kas pikemad garantiid ei saa osta? Mul külmkapiga juhtus. Mul on selles suhtes, et osta ei saa, aga kui on klient mulle tulnud murega, et kuule, et 3 aastat tagasi, 4 aastat, tulen vaatan üle, mis see probleem on. Kui seal on vaja üks väike nurgake võib-olla ära korrigeerida, ma ei ole sinna nagu, ma olen selle ära teinud, on kõik. Aga tegelikult on see, et ma tean seda, et ma olen lihtsalt enda materjalist nii palju kindel, et kui me olen seda paika pannud, siis 3 aasta pärast ei ole seda probleemi. Pigem tuleb see probleem kohe välja, kui seal on mingi probleem. Aga pigem mingi 10-15 aastat või kaua see Penetron seal nagu vundamendi eluaeg. Nii kaua, kui see betoonkonstruktsioon seal eksisteerib, nii kaua töötab ka Penetron seal sees. 100 aastat, kaua see üks vundament peab? Betooni eluiga öeldakse 50+. Aga puidule see ei sobi siis, on ju? Puidu peale ei sobi. Et kui keldris... Puidulament. Puitvundament on olemas. Ja katusele ka ei saa, et kui katus laseb läbi, et siis pintseldad millegiga üle. On katus. On olemas katuse peale ka eraldi tooted. Kivikatus. Kusjuures ma tean ühte, mul on ühel juhtus üks aastaid tagasi, panime, või mina olin vahendaja, panime kivikatuse lendile ja nüüd kivikatuse kaldenurk vist on vale, sest aeg-ajalt vihmaga tuleb sisse. Kas seal ei annaks Penetroni kuidagi kokku nagu mökerdada ja see mure kaoks? Seal on siis eeldanud... Kivikatused, aga ta vesi tungib vist vahele, sest kalle on liiga väike. Vesi keerab sealt, ei vool ära, vaid... Ja kuidagi jah, et ilgub. Suure tasu keerab sinna alla. Iga poole aasta tagant siis kuulame muret ja ei oska ja mõtleme, mida teha, et kas see Penetron võiks ükst asja lahendada? Teoreetiliselt jah. Mitte Penetron enda toode, aga on olemas niinimetatud elastsed katusekatte materjalid. Ehk siis... Nagu kondoomi tõmbad peale. Kummi on nagu. Suke tervele katusele. Tervele katusele tõmbad peale. Sa tõmbad peale sellise hübriidmaterjali. Või siis nimetatud hübriidmaterjal, nimeks on tal SIMP kood 25. Aga kas see äkki tekib niimoodi, et odavam on uus katus teha? Jah. Selles suhtes, kuidas ma ütlen, et ma räägin talle. Seal on see küsimus, ei ole tegelikult seal ei ole niimoodi, et pigem on mind isiklikult antud juhul, kui see situatsioon on see kivikatus. Me tahame, et seal kivikatus oleks. Ei taha, et seal oleks mingisugune plekkatus peal. No mingi muu asi. Löga peale kaetud, et see on nagu, jah, seda kasutatakse, kuidas ma ütlen, teistes riikides välismaal on see väga nagu populaarne, kantakse seda peale, see toode on olemas, UV-kindlus on olemas, kõik asjad on okei,
aga ma ei ole seda kellelegi ütleme, et see Eestis ei ole seda kellelegi pakkunud, et ma pigem on jätanud terrassid, kõik asjad terrasside peale saab kanda erinevaid hüdrovõõpasid peale. Äge. Penetron.ee. väga lahe nimi. Äge. Penetron. üle 50 aasta. Äge. Mis me õppisime? Praegu või? 3 asja. No nii. Nii. Et see tegelikult on olemas parem. Minu arust kõige lahedam oli see, et paned sisse ja läheb sisse, et sa ei pea nagu tervet seda perimeetrit lahti kaevama, ma saan aru, see on väga suur võit. Ta läheb ise edasi. Ja, et ta läheb seest läbi niimoodi, et see on väga äge. See on üks väga tähtis asi, et muidu sa peaksid ju väljast kaevama kõik lahti, vaata, kui sa paned seda mummudega hüdroisat, eks ole, see on selles mõttes parem. Olgem ausad, sa ei saagi alati lahti kaevata, sest kelder on keset maja. No võt, et ta ei ole alati, et ühesõnaga minu arust väga suur võit on see, et ta läheb edasi. See penetron tuleb, kes ta penetreerub sisse, eks ole, see on see protsess. See on üks, see on kõige tähtsam, see võiks 3 meest olla, käsku midagi veel. Teil on alati 3 asja. Teil on see, et kindlustus aitab. See on nagu siuke susser jutt. Aga noh, okei, ausalt. Raha ju ise maksta ju, Aha. kui juhtub selline õnnetus. No me võime siis öelda niimoodi, et kui see on õnnetus, siis aitab kindlustus, et näiteks võid tekkida olukord, kus ma ei tea, siis maapind liigub ja siis tekib hiljem see asi, see võiks olla kindlustusjuhtum järsku. Näiteks. Kuidagi nii, et see oleks nagu aus. Nii, teine asi, kui hakkate vundamenti valama, siis juba tee see segu, miksi see asi kokku, et pärast sa ei peaks seda hakkama tegema. Oli vist? Jah. Teil juba betoonitehasest veekindel betoon sisandiga. Jah, et kõik, kes sükut hakkavad ehitama. Kui nad hakkavad. Kui hakkavad. Ja selle nimi ei ole. Küll nad äkka hakkavad. See oli mingi teine nimi, aga seda järgmises saab. Ei, see oli mingi teine asi. Või tuleb see inimene, kes teab. Kes seda tegeb. Küll ta tuleb. Muretsege. Soovitame talle Penetron segu. Just. Aga aitäh sulle, et väga Ari, minu jaoks oli täitsa üllatus, et niimoodi ka saab. Jah. Ma kohe pärast hakkame tehinguid tegema, kui saade läbi saab, hakkame kohale kutsuma. Ja teie vaatajad, teiega näeme juba järgmine nädal. Koduleht oli penetron.ee ja politseimaja taga Tartus. Just. Kas logod on kuskil üleval? No, akende peal on suured sinised logod Penetroniga. Väga lähe. Ja pange like ja saatke tona. Aitäh. Aitäh. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.